võtame näiteks Reidi, eks, meie hea konkurent selles sektoris, mis puudutab noori, eks, Delfi noortega konkurent. Et see on ju puhtalt nagu ülevõetud mudel. Ameerikas lansseeriti selline sait aastal 2000, amihottornot.com, eks, siiamaani töötab. Ja kogus kasutajad kohtu hooga. Aastal 2000 ma mäletan, mul on protokoll isegi alles, kus oli koosolek, kus me otsustasime, mõtlesime, et kas see mudel töötab Eestis või mitte, eks, ja mõtlesime, et ma võin seda juhtide jaoks välja öelda, et Eesti inimesed ilmselt ei ole nii nõmedad, et nad hakkavad üksteist nagu hindama piltide alusel on ju. Seda enam, et Eesti on nii väike, et neil on häbi seda teha, sellepärast et kõik tunnevad kõiki ja need otsad jooksevad varsti kokku. Et Ameerikas sa võid teha, kuna maa nii suur on ju, et näed, et sinu pilt on seal üleval on ju, et seda kedagi ei huvita sinu nagu sõpruskonnas. Ja eksisime. Et tuleb välja, et noorte seas on see nagu ülipopulaarne. Täna me näeme isegi Delfi pildis seda, et mis on jälle üks eraldi teenus, mis ei ole absoluutselt nagu Reidi konkurendiks tehtud, aga seal nagu on vähegi inimeste pildid, eks ju, siis seal all kommentaares toimub täpselt sama mudel. Ehk noortele õudselt meeldib pilte üles panna, lasta ennast hinnata ja teisi hinnata, eks ju. Ja see on hästi huvitav, et see amihottornot nagu rahvusvaheline see, et kui meiesugustel inimestel oleks tundnud, et pigem sa paned Ameerikas pildi üles ja tahad oma füsionoomiast ja geneetikast teada, et kuskil seal hinnatakse, et mis siis on, et kas ma siis olen nagu kole või ei ole, või olen Antarktiine kellelegi ka. Et seal oleks ju, tundub, et see nagu oleks loogilisem, eks ju. Aga ei, pannakse siin samas, eks ju, ja mitte üks, vaid 10 pilte, et see on päris huvitav.